tere! Mina olen Kerli. Selles videos näitame, kuidas Microsoft Dynamics 365 Business Centrali kliendid saavad kasutada Global Readerit oma tootmisprotsesside tõhustamiseks ning kuidas luua seadistused Business Centrali ja Global Readeri liidestamiseks. Global Reader kogub tootmisandmeid reaalajas ja annab selge ülevaate, miks tegelik tootlikkus tootmisplaanist erineb. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab Global Readeri tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid kuni 30% esimese 3 kuuga ning võita seeläbi aega ja raha. Kõigepealt näitame, kuidas saad Global Readeri liidestada oma Business Centrali tarkvaraga. Liidestuse eesmärgiks on andmete liigutamine 2 tarkvara vahel lihtsalt ja märkamatult vaid mõne sekundiga. Liidestus võimaldab saata tootmistellimuste andmed Global Readerisse, saada tootmise tagasiside kõiges sekunditega ning võita aega andmete kogumiselt. Liidese aktiveerimiseks logi sisse oma Business Centrali keskkonda ja avaleht Global Readeri seadistus. Kiirem viis selleks on kasutada otsinguakent. Väljadele API URL ja API võti, sisesta sulle Global Readeri poolt edastatud API URL ja API võti. Tootmise seadistamiseks avaleht tootmise seadistus. Kiirkaardil üldine, täida väljad tavaline algusaeg ja tavaline lõppaeg. Kiirkaardil nummerdamine, täida väli vabastatud tellimuste numbrid. Järgmisena seadista masinakeskused. Avades selleks lehe masinakeskused. Vali menüüri pealt toimingud ja ava toiming masinakeskuse kalendri arvutamine. Veendu, et alguskuupäevaks oleks määratud käesoleva aasta 1. kuupäev ja lõppkuupäevaks käesoleva aasta viimane kuupäev. Vajadusel korrigeeri andmeid. Vajuta OK ning oota, kuni arvutused on teostatud. Seejärel seo masinakeskused Global Readeriga. Selleks kliki lehel masinakeskused soovitud masinakeskuse numbrile, et avada masinakeskuse kaart. Väljale Global Reader ID, sisesta sulle Global Readeri poolt edastatud ID. Korda toimingud kõigi masinakeskustega, mis on seotud Global Readeriga. Töökeskuste seadistamiseks avaleht töökeskused. Vali menüüri pealt toimingud ja ava toiming arvuta töökeskuse kalender. Veendu, et alguskuupäevaks oleks märgitud käesoleva aasta 1. kuupäev ja lõppkuupäevaks käesoleva aasta viimane kuupäev. Vajadusel korrigeeri andmeid. Vajuta OK ning oota, kuni arvutused on tehtud. Seejärel seo töökeskused Global Readeriga. Selleks kliki lehel töökeskused soovitud töökeskuse numbrile, et avada töökeskuse kaart. Väljale Global Readeri ID, sisesta sulle Global Readeri poolt edastatud ID. Korda toimingud kõigi töökeskustega, mis on seotud Global Readeriga. Kaotähiste seadistamiseks avaleht kaotähised ning sisesta samad väärtused, mida kasutad Global Readeris. Tootmiskoosluste seadistamiseks avaleht tootmiskooslused. Ava soovitud tootmiskooslus, klikkides tootmiskoosluse numbrile. Jälgi, et välja olek väärtus oleks arendamisel. Seejärel sisesta igale reale tehnoloogilise seose tähis. Viimasena muuda välja olek väärtus uuesti ning märgi selleks sertifitseeritud. Korda sama kõigi teiste tootmiskooslustega. Selleks, et saata tootmistellimusi Global Readerisse, tuleb esmalt luua vabastatud tootmistellimus. Vabastatud tootmistellimuse loomiseks avaleht vabastatud tootmistellimused. Loo nupu uus kaudu uus tootmistellimus ning täida kiirkaardil üldine, väljad allika number ning kogus.
kiirkaardile konteerimine, sisesta asukoha tähis. Seejärel vali menüüri pealt protsess ja vali toiming värskenda tootmistellimus. Vajuta OK ning oota, kuni arvutused on tehtud. Tootmistellimuste Global Readerisse saatmiseks avaleht Global Reader tootmise kanded. Vali menüüri pealt töötlemine ning käivita toiming saada tootmistellimused. Tootmise tagasiside ettevalmistamiseks Global Readeris logi sisse oma Global Reader keskkonda ning liigu vasakul ülaservas asuvale Global Reader logole. Vali menüüst raportid, ülevaade ning kliki menüüle operaatori peagraafik plaan. Vali seade ja kliki nupule tootmisinfo haldus. Seejärel vali rippmenüüst operaator ning kliki nupule edasi. Sisesta otsingukasti soovitud tootmistellimuse number ning aktiveeri tootmistellimuse rida. Vajuta nupule Alusta. Tootmise tagasisidestamiseks Global Readeris vali seade ja kliki nupule tootmisinfo haldus. Koguse sisestamiseks kliki nupule Sisesta kogus. Sisesta kogus ning vajuta nupule Salvesta. Praagi sisestamiseks kliki nupule Sisesta praak. Sisesta praagi kogus ning vali põhjus. Seejärel vajuta nupule Salvesta. Materjali tagasisidestamiseks kliki menüüle Materjal. Sisesta materjali kogus ning vajuta iga rea lõpus olevale Salvesta nupule. Tootmise tagasiside saamiseks Business Centralisse ava oma Business Centrali keskkonnas leht Global Readeri tootmise kanded. Vali menüüri pealt töötlemine ning käivita toiming Võta tootmise tagasiside. Tootmise tagasiside konteerimiseks vali esmalt soovitud read. Seejärel vali menüüri pealt töötlemine ning käivita toiming Konteeri tootmise tagasiside.